Tere merelaeka vaatajad ja tellijad ja kõik muud. Tänast videot me alustame siin Eesti mereväelaev Vambola pardal ja kuna meil on siis mereväepäev, siis näitame teile täna, mis siis mereväepäeval lennusadamas ka toimub. Ja hetkel on siis kaardis meie mereväe küüs ehk vöörilipp. Ja iseenesest on siis siin näha nüüd, kuidas see näeb välja Eesti mereväelaev Vambola. Me oleme vööris. Siin on siis suurekaliibriline kuulipilduja Browning. Siin on teine. Ja liigume siin laeva peal edasi ja vaatame, mis tuleb. Nüüd oleme siis Vambola ahtris. Siin lehvib Eesti mereväelipp. Ja siin lähedal kõrval staaplile on veel pandud, või siin plokkidel on ka lennusadama kunagine mootorpaat piirivalvel. Ja nii näeb välja siis Vambola ahter. Ka siin on Browning kuulipildujad. Meil on brunnid, ahtris 12. 12 kaliibriga raske kuulipildujad, siis võõristaks samamoodi ahtris. Ja vaatame edasi, mis tuleb järgmiseks. Eesti mereväelaev Ugandi, miinijahtija. Ja me tõuseme ka kohe selle pardale. Siin jaotatakse nänni rahvale. Ja tõusemegi nüüd Ugandi pardale. Ja. Meid võttis siis vastu vahimadrus või rapivaht õigemini ja hakkamegi siis siit poolt peale ja oleme Ugandi ahtris. Ahtris lehvib jälle Eesti mereväelipp. Ja liigume siit vaikselt edasi. Ja kohe näeme ka siis siin juba ahtri relva. Tegemist on siis uue Negevi kuulipildujaga. Väljaspool siis Vambola, kus me enne tulime, paistab siis külje pealt sellisena. Ja liigume edasi, vaatame, mis edasi tuleb. Nüüd hakkame, on see välja õppanda niimoodi, et see kaitse pikemale teenistusele. Nii, nüüd tõuseme jälle ühe treppi mööda üles. Ja oleme lipu juures. Vaatame teisele poole.
Jälle Browningu kuulipilduja. Jälle see väike kuulipilduja, tegev. Ja lähme vaatame edasi siit. Siin on meil jälle üks trepp. Ugandi vöör. Ugandi kell. Ja Otepää vapp. Ja liigume jälle edasi siiapoole. Vaatame, mis on seal allpool veel. Ja siin allpool näete nüüd Su-23 õhutõrjekahurit, mis on tegelikult efektiivne ka igasuguste muude sihtmärkide vastu. Relv on öeldakse, et küll vananenud, aga väga töökindel ja kasutusel veel päris mitmes maailma riigis, ka Ukrainas. Ja vaatame veel lähemalt seda Ugandi kella. Nii, siin on jälle üks trepp väike või redel. Siit läheb siis kapteni sillale. Ja taas siis Negevi kuulipilduja paistmas. See on siis Ugandi ja nüüd me siis lähme siit laevalt alla ja vaatame, mis tuleb järgmiseks. Oleme siis nüüd laevalt maas Ugandi pealt ja meie ees paistab nüüd Kaitseliidu meredivision telk ja lähme vaatame siis, mis seal on. Mootorpaat siin juba paistab igatahes. Ja Kaitseliidu meredivision on siis siin. Tere! Nii, siin laua peal, siin on kõik. Ja nyt sä lähdet jaluttaa ja juoksuaskeleille tehdään. See on päris raske joo. Nii, vaatame edasi, mis siin siis on. Tere! Olla laskuda Mereväe kool on siin. Saad välja, et üks asi kõigepealt alustamisega on nagu erinev võimalus. Esimene, mida minul oli see, et tuleb S, aga noh, kui on näiteks kiirem olukord, siis ka teha lihtsalt pauna. Praegu teha poonaga.
Nii, edasi jätkates on siis mereväe kiirabi vist. Kiirabi muidu nagu kiirabi ikka, aga lihtsalt rohelist värvi ja siis nii-öelda ja siis olla kaitseväeteenistuses. Kaitseressursside Amet värbamiskeskus ja vaatame, mis siin on. Kui on mingi olukord, siis kutsutakse. Ja. Nii et saab. Tere. Aga need kaasa võtta? Juba lugesid ära kõik? Jah. Selge. Okei, tänud. Ja palun ilusat päeva. Tere. Tere. Võtke kommi. Tahate näiteks võtme hoidjat. Saate võtta. Siis, kas te tulite juba laevasid vaatamast? Jah, me tulime. Kas oskate öelda mõne mereväelaeva nime ka või? Väga nagu mereväelaeva nimesid nagu ei tea. Ei tea. Aga siis saate vaadata, mis nende nimed ka on. Väga äge. Õhtul vaadake YouTube'i videot. See video läheb täna minu blogisse üles. Selge. Merelaegas MTÜ. Merelaegas MTÜ. Tere. Nii, nüüd jõuame Tuukri grupini. Ja Tuukri grupi varustus. See on käsisonar. Sellega saab otsida asju vee all. Need on lestad, nendega saab ujuda kiiremini, lihtsamini. Ja loomulikult käib iga mereväe päeva juurde ka puhvet. Ja suveniirilett. Infot nagu väga ei ole märganud. Taas, et on nagu 2. juuli. No see on üks nädalavahetuse. Aga ta on Facebookis, see on tavaliselt reklaam tehakse ka. See peab kuidagi sealt peaks tuua. Ja viimasena siin oma ringkäigul oleme siis jõudnud nüüd nii-öelda lasketiiru, kus on siis välja pandud kuulipildujad ja seinale kleebitud märklehed. Ei lasta siin ei saa, aga läbi need sihiku vaadata saab küll. Ja relvalett. Ja siin siis nagu maakaitsepäevalgi Kohilas, kus me käisime relvade väljapanek. Igas jaos on igast relvast üks. Selles aga liiga. Ikka lilli enam ei ole, aga siis meil on laasa on veel, siis meil on ka see tegev seas. Aga selline siis saigi see mereväepäev praegu. Me vaatame siin veel ringiga veel edasi. Aga selline see mereväepäev siis on Lennusadamas. Ja soovime kõigile Merelaeka kuulajatele, vaatajatele head suve ja kohtumiseni järgmises videos.